Amen. Ja me oleme vaatamas usu teemat ja me vaatasime, kuidas usk tuleb. Me oleme vaadanud, mis on usk. Ja nüüd me hakkame vaatama teemat, mida tähendab südamega uskumine. Amen. On usku, mis on peausud, on see inimlik usk, on olemas südame usk, mis usub Jumala sõna, mis on see süda, mis on see keskpunkt ja see on inimese vaim. Sest Piibel ütleb meile Rooma 10:10, seda mul vist ei ole sinna välja toodud, unustasin tuua, sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse päästmiseks. Amen. Ja see on üks saladus, kuidas inimesed saavad üldse päästetud, on see, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on surnust üles äratanud, saad sa päästetud. Ja 10:10 ütleb, sest südamega usutakse õiguseks ja suuga tunnistatakse päästmiseks. Ma tahan, et me märkaksime selle salmi sõnu, sest südamega usutakse, südamega usub inimene. Inimene usub oma südamega, mitte lihase südamega. Tihtipeale inimesed ajavad sassi, et see ei ole lihane süda. Amen. See on meie keskpunkt või meie nagu vaim olend, vaim inimene. Ja Markuse 11:23 ütleb niimoodi, sest tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei kahtle või ei mõtle kaksipidi kus kohas oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale, mis ta ütleb. Siis see sünnib, siis see saab temale. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast, lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Amen. Ma tahan, et jälle te märkaksite mõlemad pühakirja salmis fraase, mis käsitlevad südamega uskumist. Nendes kirjakohtades näeme, et inimene usub millega? Südamega. Amen. Me usume Jumala sõna millega? Südamega. Mitte oma mõistusega, vaid oma sisemise inimesega, meie vaimuga. See inimene süda on inimese vaim. Et selleks, et täpsemalt selgitada, mida tähendab südamega uskumine, peame mõistma, et inimese süda on inimese vaim. Inimene on vaim, tal on hing ja ta elab kehas. Amen. Keha on see, mida me tunneme, hing on meie emotsioonid, tunded ja vaim on see, kes me tegelikult oleme. Ja inimese vaim peab sündima uuesti. Kui me tuleme Jumala ligi, meie vaim sünnib uuesti. Amen. Ja Jumal ütleb, et me usume tema sõna millega? Südamega, oma vaimuga, oma sisemiselt, mitte mõistusega. Mõistusega me ei saa seletada asju. Kuidas ütleb, et kuidas mõistusega sa ei saa seletada, kui sa ütled sellele, ma tõuseb paigast lange merre. Jumal ütleb, aga Jumala sõna ütleb, ma usun, ma panen sõna praktikasse ja hakkan rääkima, sest miks? Ma usun, sest me vaatasime, et usk on mis asi? Kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Amen. Tihtipeale inimesed tahavad kõike katsuda, tunda, neil on need 5 meelt, on nägemine, haistmine, tundmine ja kui ma ei tunne, Jumal ütleb, et ei, sa usud, Jumala liiki usk on teistsugune. Ja kui me vaatasime eelmine kord neid punkte, 4 punkti, et kuidas kui neid rakendame, siis see töötab, on see, et me leiame kirjakoha, me usume, et see kirjakoht on tõde, me ei pane vastupidist tähele, ja me oleme tänulikud Jumalale. Amen. Nagu väga lihtne, et Jeesuse vermet läbi tuleb terveks, et tervis kuulub kellele? Meile. Jumala sõna ütleb seda, ma teen otsused, ma usun Jumala sõna. Ma ei pane tähele oma haiget isu, ma annan tänu Jumalale terviseks. Ja see on täpselt, kuidas Taavet tuli välja, see on täpselt, kuidas Joosep tuli välja, see on täpselt, kuidas Abraham tuli välja, Peetrus ja see on täpselt sama, mida Jeesus tegi. Nad uskusid Jumala sõna. Näiteks, kuidas on võimalik, kui me räägime tormisel merel? Jeesus ütles mida välja? Lähme üle teisele poole. Ta ütles välja mingid sõnad. Lähme üle teisele poole. Selle aja jooksul, kas Jeesus kahtles oma sõnades? Ei. Aga selle ajal, kui ta ütles, tõusis mis asi? Suur torm tõusis. Ja seal Peetrus, kes paadis oli, nad hakkasid Jeesus süüdistama, et kas sa ei hooli, et me hukume, sest nad hakkasid vaatama sellele tormile, selle asemel uskuda neid sõnu, mida Jeesus ütles. Uskuda, et lähme üle teisele poole, sest nad vaatasid, Jeesus magab. Jeesus magas, ta oli rahulik, miks? Sest ta ei kahelnud oma sõnades, mis ta välja ütles. Kuigi olukord tundus väga drastiline ja hull, aga mis ei tähenda midagi, sest ta uskus, mida ta ütles. See on täpselt samamoodi tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi kus kohas.
oma südames, siis see saab talle, mis ta ütleb. Või siis ütleb sünnib, see saab temale. Amen. See on see, et nagu siin on, ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina olen aastaid innukalt otsinud rahultavalt selgust sellele, mida tähendab südamega uskumine. Nüüd me saame muidugi aru sõna süda, mis äsja mainisime püha kirjas kasutati. See ei viita füüsilisele organile, mis pumpab verd läbi meie keha ja hoiab meid elus. See tähendab, et me peaksime uskuma Jumalat oma kehaga. Kui see tähendaks seda, et me usume sellega, seda me usume oma kehaga. Me ei usu Jumalat oma kehaga, me usume oma vaimuga Jumalat. Amen. Süda ei viita inimese füüsilisele organile. Me ei saa uskuda oma füüsilise südamega, samamoodi nagu me ei saa uskuda oma füüsilise käega või sõrmega. Sõna süda kasutatakse mõtte edastamiseks. Pane tähele, kuidas me tänapäeval sõna süda kasutame. Me räägime puusüdamest, mida me selle all mõtleme. Me peame silmas keset, see on center. Ma ei oska öelda. Sisu, see on see keskkoht, see on see inner being. Amen. Kui ütleme, et see on süda, see tähendab millegi keskust või mingi keskne. Amen. Me räägime subjekt südamest, mida me selle all mõtleme. Me peame silmas selle subjekti kõige olulisemat osa, selle keskpunkti, selle peamist osa, mille ümber kõik muu keerleb. Ja kui Jumal räägib inimsüdamest, siis räägib ta inimese peamisest osast, inimese olemuse keskpunktist, mis on tema vaim. Inimene on vaim, tal on hing ja ta elab kehas. Amen. Keha on see, mida me näeme. Tunded, emotsioonid on meie hingest, mis tulevad meie mõttemaailm. Ja nüüd meie südames on see, mis on meie vaim, meie keskpunkt. Amen. See on see, et ja usk töötab isegi siis, me saame uskuda, kui meie ajus on kahtlus, aga meie südames on kindlus. Me teame, et Jumal ei saa valetada. Amen. See on see, kuidas me südamega usume. Kui me vaatame 1. Thessaloniklastele 5:23, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja ihu hoiti laitmatult me issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Apostel Paulus ütles kogu teie vaim, hing ja ihu. Paneme tähele, et Paulus alustas inimese südamest, tema vaimust. Kui Jumal räägib südamest, peab ta silmas inimvaimu. Piiblis on sõna süda ja vaim sageli omavahel asendatavad. Me teame, et inimene on vaim, sest ta kuulub samasse klassi Jumalaga. Inimene on loodud Jumala näo sarnasuse järgi, 1. Mooses 1:26 ütleb niimoodi, aga Jumal ütles, tehke inimene oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle, kogu maa üle ja kõige roomade üle, kes maa peal roomavad. Ja Jeesus ütles, Jumal on vaim, Johannese 4:24, mitte füüsiline inimene. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda tões teda kummardama, vaimus ja tões teda kummardama. Amen. Mitte füüsiline inimene ei ole Jumala sarnane, sest Piibel ütleb, et Jumal ei ole inimene. 4. Moosese 23:19. Jumal oli inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks, kas tema ütleb, aga ei tee või räägib, aga ei vii täide. Vaata, see on hästi suur mõnus tõotuse kirja koht. Jumal ei valeta. Jumala sõna ütleb, nii see on, aga meil tuleb lihtsalt uskuda seda. Ja kuidas me usume? Me ei usu oma mõistusega, me ei saa aru, kui me võtame isegi Jeesuse sündi, kui me võtame kõike seda, meie mõistus ei saa aru, aga me saame teha otsuse, ma usun, et see on tõde. Amen. Ja mõni võib öelda, et aga ma ei saa uskuda. Usk on otsus. Iga inimene usub alati millegisse. Usmatuid inimesi ei eksisteeri. Mõni ütleb, mul on alati meeldib see näide, mõni ütleb, ma olen ateist. Mida see tähendab? Ma usun, et seal ei ole mitte midagi. See on süvausklik. Aga kas sellest on kasu päeva lõpuks? Sellest ei ole kasu. Kasu on sellest, kui me usume Jumalasse, sest varem ja hiljem me sureme. Varem ja hiljem on tähtis, et me oleme võtnud vastu Jeesuse päästjaks ja oleme kõndinud seda rada, sest muud teed ei ole, kui ainult üks tee on kui Jeesus.
Amen. Ja see on see privileeg. Sest Piibel ütleb ka, lai on tee, mis viib hukatusse ja kitsas on see tee, mis viib taevasse. Amen. Amen. Ja ma tänan Jumalat, et mina olen seda uskunud viimased 30 aastat. Halleluuja. Ma ei ole olnud sündinud kristlasena, ma olen saanud päästet, ma olen võtnud Jeesus vastu ja aja jooksul ma olen õppinud usaldama Jumalat. Ma ütlen see teekond, kerge on, lihtne on olnud, aga nagu keegi ütles, kui sa tahad midagi kerget ja lihtsalt, siis Kristus ei ole sinu jaoks. Aga tegelikult see on väga kerge, kui me tahame, seda teeme otsuse uskuda. Amen. Pea meeles, et on olemas sisemine inimene ja on olemas väline inimene. Jeesus ütles Nikodeemusele, Johannese 3. peatükk, kui inimene ei sünni uuesti, ei saa ta näha Jumala riiki. 3.3, sest Jeesus ütles talle, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus tegutses loomulikus maailmas ja ta suutis mõelda ainult loomuliku maailmas, seega küsis ta Jeesuselt, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Kas ta saab teist korda minna oma ema ihusse sündida? Johannese 3.4, pane tähele, kuidas Jeesus talle vastas. Mis lihast on sündinud liha ja mis vaimust on sündinud on vaim. Uus sünd on inimvaim. Uus sünd on inimvaimu taassünd. Paneme tähele, mida Paulus ütles Rooma 1.9. Sest Jumal on mu tunnistaja, keda ma oma vaimus teenin, tema poja evangeeliumi kuulutades ja samuti pane tähele, mida Jeesus ütles naisele Samaaria kaevul, Johannese 4.24. Jumal on vaim, kes teda kummardavad, peavad teda kummardama vaimus ja tões. Me näeme, et Piibel räägib väga palju vaimust või inimese sellest vaimolendist. Amen. Ta ei räägi hingest ega ihust, vaid ta räägib vaim. Vaim peab sündima uuesti. Ja see ongi see, kuidas me usume Jumalat, selle sisemise inimesega me usume. See on see, mida tähendab südamega uskumine. Sõna vaim, fraas, kummardage teda Jumalat vaimus ja tões, viitavad inimvaimule, mitte pühale vaimule. Näete, te ei saa Jumalaga ühendust võtta oma kehaga ja te ei saa Jumalaga ühendust võtta oma mõistusega. Te saate Jumalaga ühendust võtta ainult oma vaimuga, seetõttu peame me teda kummardama oma vaimus ehk südames. Roomlastele 28-29 ütleb, sest ei ole juud, kes on väliselt juud, ega ümberlõikamine ei ole see, mis on välispidiselt lihalik, vaid juut on see, kes on seda seestpidiselt ja ümberlõikamine on südame ümberlõikamine vaimu poolt, mitte tähe järgi tema kiitus ei ole inimestelt, vaid Jumalalt. Jälle me näeme südame ümberlõikamine vaimu poolt. Selles lõigus kasutatakse inimese südant ja inimese vaimu sünonüümidena. Roomlasele 22-29 ütleb, ümberlõikamine on südame ümberlõikamine vaimus. See viitab inimese vaimule. Teie süda on selles tekstis kohaselt teie vaim. Nüüd loeme 1. Korintuse 14.14. Sest kui ma palvetan keeltega, siis mu vaim palvetab, aga mu mõistus on viljatu. Paneme tähele, et selles lõigus teeb Piibel vahet inimese vaimu ja inimese mõistuse vahel. Amen. Me näeme, see ongi see, et me peame aru saama, inimene on kolm ainus. Nagu Jumal on isa, poeg, püha vaim, aga inimene kolm. Me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Amen. Meie vaim ei ole meie mõistus ja meie mõistus ei ole meie vaim. Ma kunagi kuulsin kedagi ütlemas mõnda aega tagasi, et sinu mõistus on tegelik sinu vaim. Aga ei, sinu mõistus ei ole sinu vaim. Igaüks, kes räägib keeltega, peaks seda teadma, sest sa ei saa rääkida keeltega oma peast. Sa tead, kust need keeled tulevad, need tulevad sinu seest poolt, sinu seesmise olemuses, sinu vaimust olevast pühast vaimust. Nii, nüüd vaatame 1. Korintuse 14.15. Mis see siis on? Ma tahan palvetada vaimuga ja ma tahan palvetada mõistusega. Teisisõnu Paulus ütles, et inimese vaim on eraldiseisev ja eraldi inimese mõistusest või arusaamisest. Sisemine inimene versus väline inimene. Nüüd loeme mõningaid teisi pühakirja kohti,
ma tahan teile teadvustada tõsiasja, et olete vaim ja teil on hing ja te elate kehas. See on üks asi, miks me vaatame neid kirjakohti Piiblist, et tõesti aru saada tõsiselt, et me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Meie hing on emotsioonid. Vaata, me teame teist asja. Piibel ütleb, et vaim ja liha on omavahel sõjas kogu aeg. Vaim ja liha on sõjas. Ja nüüd, kelle poolel on hing, see võidutseb. Kui hing on liha poolel, siis liha võidutseb. Kui hing on vaimu poolel, siis vaim võidutseb. Amen. Sest liha on meie tunded, emotsioonid, meie mõttemaailm, see on meie kontrolli all. Aga kumb on domineeriv? Nii. Heebrealastele 18-23 ütleb niimoodi. Sest te olete tulnud sest te ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi, ei pimeduse ega pilkase pimeduse, ei maru, ei pasuna, helina ega niisuguse sõnade hääle ligi, mille kuuljad palusid, et neile sõna enam ei räägitaks. Sest nemad ei suutnud taluda seda keeldu, isegi kui üks loom peaks puudutama mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks. Ja nii hirmus oli see nähtus, et Mooses ütles, ma olen ehmunud ja värisen, vaid te olete tulnud Sioni mäe ligi ja elava Jumala linna taevase Jeruusalemma juure ja lugematu hulga inglite juure, esmasündinute piduliku kogu ning koguduse juure, kes on kirja pandud taevasse ja Jumala kõikide kohtumõistjate juure ja õigete vaimude juure, kes on saanud täiuslikeks. Ja kui me vaatame 2. Korintuse 4:16, sellepärast me ei nõrke, vaid kui meie väline inimene hävib, uueneb sisemine inimene päevalt. Piibel teeb vahet sisemise ja välise inimese vahel. Väline inimene on keha ja sisemine inimene on vaim. Seesmine inimene ei ole hing. Seesmine inimene ehk vaimul on hing, aga sisemine inimene ei ole hing. 1. Korintuse 9:27 ütleb niimoodi, aga ma talitsen oma keha ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutus öeldaks, ise ei saaks kõlvatuseks. Sisemine inimene, vaim on tõeline inimene. Pane tähele, et Paulus ütles, ma talitsen oma keha. Keha tuleb hoida kontrolli all. Amen. Sest kui me anname kehale absoluutse vaba voli, meie keha hävitab ennast ära. Ta teeb kõike. On ju, sa võtad kontrolli alla ta. Keha tahab, ükskõik mis näite, tahab ta minna, ma ei tea, ma ei oska öelda, mõtle välja midagi, tahab ta minna vargile, tahab ta minna kedagi maha lüüa, mida iganes tahab ta joosta, mis iganes tahab, ma ei oska isegi öelda, alkoholi juua nii palju. Meil tuleb see kontrolli all hoida. Ja kui me teda kontrolli all ei hoia, räägime kas alkoholismist. Kui sa ei hoia teda piisavalt palju kontrolli all, ta saab sõltuvuseks sellega ja aega pidi ta hävitab ennast ära. See ongi Piibel ütleb, meil tuleb see kontrolli all hoida. Amen. Sest ükskõik, on see tubakas, on narkootikumid, on see ükskõik, mis see on. Väline inimene või see ihu, see tahab lõpmatuseni teha midagi, ta tahab süüa. Ta sööks ennast mis iganes, või ta ei taha süüa, või ta tahab vanduda, ta tahab mida iganes. Me hoiame kontrolli all, on ju nii? Isegi mõni mõtleb, et aga ma ei suuda ennast kontrollida. Me suudame ennast kontrollida, pane endast mõnda olukorda. Näiteks mina töötan praegu politseimajas. Ja. Ma pean väga kontrollima, mida ma seal teen. Ma ei lähe kellegi, vaatan, vaata, relv on seal, ma lähen võtan talle seal kabuurist relva ära või lähen ka haaran need relvad, et põnev on, tegelikult see on põnev. Ma vaatan, et tereenivad seal ennast ja ma tahaksin ka haarata mõnda relva, aga ma ei lähe tegema, miks? Sest sellel on, mis asi? Tagajärg minu jaoks. Amen. See on niisugune natukene lihtne näide, ükskõik mis on. Et see on see, Piibel ütleb, me peame kontrollima oma ihusid. Ma tahan, et me midagi märkaksime. Kui keha oleks tõeline inimene, oleks Paulus öelnud, ma talitsen ennast, ma teen enda alistanuks, aga Paulus nimetab oma keha selleks, ta ütleb, ma talitsen oma keha ja teen selle alistanuks. 1. Korintuse 9:27. Mina ja see sama inimene, seesmine inimene, kes on uuesti sündinud, Paulus ütles, ma teen oma ihuga midagi, ma teen selle alistunuks. Näeme inimene, keda me väliselt vaatame, ei ole päris inimene, see on lihtsalt maja, milles me elame.
sest varem või hiljem me paneme oma ihud maha, see on täpselt seesama, vaata, seal ütleb, andke oma ihud, uuendage oma meelet, kui me vaatame roomlaste 12.1.2, on ju. Aga näiteks seesama ihu annab meil lubaduse või loa elada siin maa peal. Kui me selle ihu maha paneme, siis me ei jää enam siia maa peale. See on täpselt sama, see on skafander, mida piibel ütleb, kus me elame. Lihtsalt, miks ma seda räägin? Ma tahan, et me saaksime täielikult aru, et meil on vaimolend. Me oleme vaimolendid. Meil on hing ja me elame ihus. Tihtipeale maailm ei erista, nad võtavad vaim ja hing on võib-olla üks, tegelikult ei ole. Või nad üldse ei usu vaimsesse. Nad küll räägivad vaimsest tervenemisest tänapäeval, aga tegelikult nad räägivad seda kui hingelisest tervenemisest. Sest vaim on hoopis midagi, vaim oleme meie, meil on hing ja me elame ihus. Ja vaata, siin ta ütleb roomlastele 12.1.2. Ma manitsen teid siis, vennad, Jumala halastuse pärast andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraks ohvriks, mis olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea meelepärane täielik tahtmine. Nendes pühakirja salmides oli midagi, mis on mind hämmastanud. Ja kui ma seda kunagi nägin. Ja nendest on räägitud väga palju. See on üks huvitav asi, ja see paljudel inimestel on see tegelikult šokina, et pühakirjas on kirjutatud niimoodi. Ja kui üks huvitav asi, ta ei kirjuta patustele seda, ta kirjutab Jumala rahvale. Ta kirjutas roomlaste esimest peatükis, kõigi Roomas, vaata, Rooma 1.7 ütleb niimoodi. Kõigile Roomas olevatele Jumala armastatule kutsutud pühadele. See oli kirjutatud roomlastele, kristlastele. Ta kirjutab meestele, naistele, kes on uuesti sündinud, et täidetud püha vaimuga ja ometi ütleb ta, et kristlased peavad oma keha ja mõistusega midagi ette võtma. See on paljudele tõeline šokk. Et siin oli inimesed, kes olid päästetud ja täidetud püha vaimuga, kuid nende keha ja meeled polnud mõjunud. Kas me näeme seda? Kuid inimesed sünnivad uuesti ja Paulus pidi ütlema, võtke kontroll oma meelte ihude üle. Amen. See on see, mis on see. Ja kui me vaatame läbi piibli, tegelikult väga huvitavad fraasid on, et kui piibel räägib vaimust, siis kõik on tehtud. Jumal on, me oleme uuesti sündinud, me oleme uued loodud, kõik, aga nii palju, kui ta räägib hingest ja ihust, tuleb meil midagi ette võtta. Meil tuleb hakata seda sättima kontrolli alla. Oma meelte uuendamine on üks suur protsess. Üks asi, mida Jumal tahab meelte uuendamine, et me õpiksime teistpidi mõtlema. Näiteks rasketes olukordades on inimestel liiga raske, aga samas nagu ma lugesin selle laulu alguses. Või laul, ütleme lihtsalt meelte uuendamine. Väga lihtne. Laul 40. Ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulsin oma appi hüüdmist. Ta tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Meelte uuendamine see, et ma olen jamas, mul on jama olla, aga minu Jumal tõstab mind ülesse. Minu Jumal paneb mind seisma, sest ta ütles seda, kui ma ootan Jehovat ja käin koos Jumalaga, minu Jumal paneb mind seisma, ta tõstab mind ülesse õudusaugust paksust porist. Amen. See ongi meelde, mõistus ütleb, loomulik mõistus ütleb, ma ei tea, mis saab, ma ei näe lahendust. Jumal ütleb, et ma lahendan ära, usalda mind, pane oma usk minu peale. Ja samm-sammult annab sulle tarkust, mida teha. Ja teinekord ongi, et piiblit oota Jehova ees. Ja sa saad uut rammu. Amen. Ja vahepeal on vaja mitte midagi teha, lihtsalt olla Jumala ees, palves, sõnas, uuendada oma meeli. Ja Jumal paneb samm-sammult asjad paika. Ma mäletan oma elus ühte kogemus selle puhul, kus ma üritasin, asjad läksid kehvemaks. Ja lõpuks ma ütlesin, Jumal, enam pole lootust, enam pole midagi. Ma heidan selle kõik sinu peale. Ja Jumal ütles mulle, lõpuks ometi, ma saan su jaoks midagi teha. Ja piibel ütleb, heitke kõik oma mure Jumala peale ja ta peab hoolt sinu eest. Amen. Nii, lähme edasi. Niisiis näeme, uus sünd ei ole inimkeha ega meele taassünd, vaid see on inimvaimu taassünd. Ja püha vaimuga täitumine ei ole füüsiline ega hingeline kogemus, vaid see on vaimne kogemus. Kuna teie keha ei sündinud uuesti sünni käigus, peame me oma kehaga midagi ette võtma. Me peame selle Jumalale elavaks ohvriks esitama.
ja me peame midagi tegema oma mõistusega. Me peame oma meeled sõnaga uuendama, see on midagi, mida me teeme, mitte Jumal. Meie teeme midagi oma ihuga, oma meeltega. Jumal tegi meie vaimuga. Jumal annab meile igavese elu, Jumal pakub meile oma vaimu, aga Jumal ei tee meie kehaga midagi, kui sellega midagi tehakse, peame seda meie ise tegema. Keegi võib öelda, aga ma ei saa. Seni, kuni sa Jumala ja tema sõna vastu seisad ning ütled, et sa ei saa, siis loomulikult ei saa. Vaata, seni kaua, kui me seisame Jumala ja sõna vastu ning ütleme, et ei saa, siis loomulikult me ei saa midagi teha. Aga Piibel ütleb, et me peame oma ihud Jumalale andma. See tähendab, et me saame seda teha. Tegelikult keegi teine ei saagi seda teha sinu eest. Sa annad oma ihu Jumalale. See ongi see. Vaata, miks inimesed tihtipeale ei saa teha? Nad seisavad Jumala ja tema sõna vastu. Me peame olema Jumala ja tema sõna poolt. Mina olen teinud otsuse, ma usun igat sõna, mis siin Piiblis kirjas on, Jumala sõnas. Ja ma usaldan, et see on absoluutne tõde. Ja see pole mitte midagi võimatut koos Jumalaga. Sest Piibel ütleb, ma suudan kõik temas, kes teeb mu vägevaks. Mu Jumal täidab minu vajadus oma rikkus, ma tagu Kristuses Jeesuses. Ma olen tema veernud läbi terve. Ma olen rohkem kui võitja Kristuses Jeesuses. Amen. Ja need on tõotused Piiblis ja see on ainult algus sellele, mis Jumal on tõotanud ja teinud ja läbi 30 aastat teenides Jumalat aru saades, mis ta on teinud, ma ei ole kahtlust ka, et Jumal on olemas, et ma olen vaim, mul on hing ja ma elan ihus. Ja Piibel räägib meelte uuendamisest, Rooma 12.2, meie meeled peavad saama Jumala sõnaga uuendatud. Vaata, see ongi see Jumala sõnaga, kuidas me uuendame. Piibel ütleb, ma suudan kõik tema läbi, miks? Sest tema teeb mu vägevaks, see on Filippi kirjas. Meil on valida nüüd, kas ma võtan sõna, hakkan uskuma, meil uuendama, ma suudan tema läbi, kes teeb mu vägevaks, või ma valin, ma ei suuda, ma ei saa hakkama, elu on karm, elu on tuksis, elu on läbi. Või ma ütlen, et ei, Jumal, ma usaldan sind, ma usaldan sinu sõna, ma tean, et sinu sõna on ustav õige, ja sinu sõna, et ma suudan, siis ma suudan. Amen? See on meelte uuendamine, kuidas me mõtleme teistmoodi. Aga lähme tagasi inimese vaimu juurde. Inimese vaim on inimese süda. Me teame, et inimene on vaim. Me teame, et vaimolend on inimene Jumalaga samas klassis. Ta peabki olema, sest ta on loodud Jumala näo sarnasuses järgi 1. Moosese 26 ja 20 ja 1. Moosese 1.26. Ja Jumal ütles, tehke inimene oma näo järele. Me ei tohi seda ära unustada. Ja Johannese 4.24, inimene ei ole loom. Tähendab, see on 24 ütleb, Jumal on vaim ja kes teda kummardavad. Me näeme, et meid on loodud Jumala sarnaseks, Jumal on vaim, järelikult me oleme vaimolendid. Lihtsalt Piibel ütleb seda. Inimene ei ole loom. Mõned inimesed tahavad meid veenda, et inimene on lihtsalt loom, aga kui inimene on lihtsalt loom, siis poleks inimese tapmine ja söömine sama vale kui lehma tapmine ja söömine, aga me teame, et see pole tõsi. On ju nii? Me teame, et inimene pole loom. Me ei lähe tappa inimesi ja sööme neid, on ju. Aga samas me võtame looma, me lööme maha, sööme ära. See näitab, see on täiesti kaks erinevat klassi, kaks erinevat maailma. Inimesel on füüsiline keha, millel ta elab, aga ta ei ole loom. Ja ta on enamat kui lihtsalt meel ja keha. Inimene on vaim, hing ja keha. Ta on vaim, tal on hing, ta elab kehas. Ma lihtsalt räägin, miks ma räägin nii palju, et see juurduks meie sisse. See lõplikult juurduks. Sest tihtipeale me elame selles maailmas, meil on informatsiooni nii palju, igalt poolt tuleb, meil on probleeme nii palju, aga me peame aru saama selle kõige keskuseks, me oleme vaimolend. Me oleme Jumala sarnaseks loodud. On tõsi, et loomadel on hing, aga nad ei ole vaimolendid, nagu meie. Me näeme, et loomadel pole midagi, mis oleks Jumala sarnane, aga Jumal võttis midagi enda omast vaim ja pani selle inimese sisse. Jumal lõi inimese keha mullast, aga ta puhus inimese ninasõrmedesse elava hingeõhu. 1. Moosese 2.7. See ei tähenda, et Jumal on inimene ja et ta hingab nagu meie, et elus püsida. Sõna hingeõhk ehk heebra keeles ruach
tähendab seal hinge, õhku, tuult või vaimu ning seda tõlgitakse Vanas Testamendis mitu korda kui püha vaimu. See on see, et kuidas see inimene siis elamaks, oli see, et Jumal hingas meie sisse. Ta tegi ihu valmis ja ta hingas elu meisse. Amen. Ja ma tahan siin tuua ühe loo välja. On Laatsaruse rikas mees, inimese vaim ja hing pärast surma. Vaatleme Luuka 16 peatüki lõiku, mis annab meile aimu inimese kui vaimolendist. See kõik näitab meile ka seda, et inimene vaim ja hing eralduvad pärast füüsilist surma tema kehast. Luuka 16, 19-22. Oli üks rikas mees, kes riietus purpurisse, peenlinasesse ning elas iga päev pidulikult. Ja oli üks kerjus nimega Laatsarus, kes lamas tema värava ees täis haavandeid ja tahtis süüa purukesi, mis rikka mehe laualt maha kukkusid ja koerad tulid ja lakkusid tema haavad. Ja sündis, et kerjus suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Ka rikas mees suri ja ta maeti maha. Kerjus suri ja inglid, kes on teenivad vaimud, kandsid ta, see tähendab ta vaimu ära. Tema vaim oli see, kes tegelikult on, jätkame lugemist. 23-26 loeme edasi. Ja põrgus tõstis ta rikas mees siis, piinades oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema üles. Siin on mingi asi puudu, mul on endal ka nii puudu. Siis Laatsarust tema süles. Mul on siin väike osa puudu jäänud panemata, aga siis ta põhimõtteliselt ütleb Abrahamile, et saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest mind piinatakse selles leegis. Aga Abraham ütles, poeg, pea meeles, et sina said oma eluajal kätte oma head asjad ja nõnda samuti Laatsarus kurjad, aga nüüd saab tema lohutust ja siin piinatakse. Ja peale kõige selle on meie teie vahel seatud suur kuristik, nii et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa ja seda teha, ega ka need, kes seal tulevad, ei saa meie juurde tulla siis. Ja ta hüüdis ning ütles, isa Abraham, halasta mu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme. Salm 22 ütleb, ja rikas mees suri ja maeti maha, rikas mehe surnu keha pandi hauda, aga Piibel ütleb, et põrgus tõstis ta oma silmad üles. Sel ajal oli Abraham surnud, vaata, see ütleb, väga huvitav on see, et Abraham oli surnud selleks ajaks juba aastaid hauas olnud. Aga ta ütleb, Piibel ütleb, aga rikas mees nägi Abrahami, Luuka 16:23. Ja rikas mees tundis ära kerjuse Laatsaruse, seega võime järeldada, et vaimu maailmas näeb inimene välja väga sarnane sellele, kuidas ta selles elus välja näeb. Teisisõnu, inimene saab taevas ära tunda ja saate teda teada, kes nad on. Et meie vaim näeb täpselt samamoodi välja nagu meie ise. Ei ole nii nagu filmides on, et jalgu ei ole, hõljuvad ja nad siuksed. See, miks ma nii palju räägin, lihtsalt, et ma tahan, et me jõuaks kohale, et me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Väga paljud unustavad, isegi kristlased unustavad ära selle vaimolendi. Amen. Me jäime. Luuka 16:24-25 ja ta hüüdis ning ütles, isa Abraham, halasta mu peale, saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma olen piinas selles leegis. Aga Abraham ütles, poeg, pea meeles, et sina said oma eluajal kätte oma head asjad ja nõnda samuti Laatsarus kurjad, aga nüüd saab ta lohutust ja sina piinatakse. Näed, inimene on vaim, tal on hing, ta elab siin maa peal kehas, taevas on inimese hing ikka veel puutumata, ta suudab ikka veel asju meeles pidada ja tal on ikka veel emotsioonid. Hing koosneb mõistusest, tahtest, emotsioonidest, sest me loeme Luuka 16:7-8, et rikas mees oli mures oma 5 venna pärast, kes olid veel elus maa peal ja ta tahtis neid hoiatada. Amen. Et me ei kaota mõistust ära, kui me taeva läheme ühel päeval. Me oleme need, kes me oleme. Me ei unusta ära. Kui me ihud maha paneme, me ei unusta ära, me ei muutu mingisugust, me lihtsalt lahkume siit maa pealt. See ihu annab meile õiguse elada maa peal.
Amen. Kuidas Jumal on ehitanud meie kehad? 2. Korintuse 5.1 vaatame, sest me teame, et kui meie maapealne telkkoda või siis meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käes, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas. Piibel ütleb siin, et inimese ihu tehti kätega, aga sisemine inimese vaim mitte. Seega, kui meie ihu pannakse hauda, on meil ikkagi Jumala ehitis, meie vaim, mitte kätega tehtud ja me elame igavesti taevas. 2. Korintuse 5.1. Pange tähele, mida Paulus ütleb salmides 6-8. Seepärast oleme alati kindlalt teades, et nii kaua, kui oleme kodus ihus, oleme issanda eemal, oleme kodus oma ihus, sest meie ihud on meie lihalikud kodu siin maa peal. Meie ihud ei ole meie tegelik olemus, need on lihtsalt majad, kus me elame. Sest me käime usus, mitte nägemises. Me oleme kindlad, ma ütlen, et tahame pigem ihust eemal olla, issanda juures olla. See on see, et kui me oleme ihus, me oleme siin maa peal, kui me oleme ihust ära ja kui Paulus ütleb, et ma parem tahan olla ihust ära olla issanda juures, sest seal on palju parem. Kes räägib ihust eemal? Meie oleme, meie tegelik olemus, vaimne inimene, igaühe meie sees kristlasena. Me oleme ühel päeval siin maa peal kehast eemal, aga me oleme issanda juures, kui me siit kehast lahkume maa peal, me läheme Jumala juurde. See on kristlaste privileeg. Inimesed, kes usuvad Jeesusesse, kes on vastu võetud päästeks. Nagu me näeme ka Laatsari lugu, see on olemas, taevas on olemas põrgu. Need, kes usuvad, need lähevad taevasse, sest keegi peab kinni katma pattude hulga. Amen. Ja see on Jeesus. Ja kristlaste privileeg ongi selle puhul see, et nad usuvad Jeesusesse. Paulus ütleb siin, kui me just vaatame seda, eemal olla ja issanda juures olla. Pigem ihust eemal olla ja issanda juures olla. See on see, et kui Paulus tahtis olla ihust eemal. Mis on see, mis me nii palju jälle räägitud meelde? Me räägime vaim, hinge, ihu. Ma tahan, et me veenduksime, see on see südame inimene, millega me usume Jumalat. Selle vaim inimesega me usume Jumalat. Ja füüsiline surm on kehast eraldumine. Samuti näeme järgmises pühakirja kohtades, et kui inimene sureb, lahkub tema füüsilisest kehast. 2. Korintuse 5.8. Aga me oleme julges meeles ja himustaksime enamini ära olla ihust ja kodus olla issanda juures. Filiplaste 1.21-24. Sest minul on elamine Kristuse suremine kasu, aga kui lihas elamine on tulusam mu tööle, siis ma ei tea, kumba valida. Mind tõmbab nii see kui teine. Ma himustan siit lahkuda olla Kristuse juures, sest see on hoopis palju parem, aga lihasse jäämine on vajalik teie pärast. Paulus ütles, sest minu jaoks on elamine Kristus ja suremine on kasu. Ometi on lihasse jäämine teie pärast vajalikum. Ta ütles ka, aga ma ei tea, kumba valin. Piibel ütleb, et kui usklik sureb, jätab ta oma füüsilise keha maha ja läheb taevasse issanda juurde. Sõbrad, me saame Jumalat ja Jumala asju mõista ainult tema sõna kaudu. Ja me ei saa Jumalat tunda oma loomuliku innigu teadmise ja oma mõistuse kaudu. Jumal ilmutab inimesele ainult vaimu kaudu. Kui me ütleme vaim, ei pea ma silmas püha vaimu. Ma mõtlen, et me tunneme Jumala inimese vaimu kaudu. Inimese vaim on see, mis võtab Jumalalt ühendust. See on Jumala vaim, Johannese 4.24. Ja me teame, et vaimsed asjad on sama reaalsed kui materiaalsed asjad. Jumal on sama reaalne, nagu oleks tal füüsiline keha, aga tal pole seda. Ta on vaim, Jeesusel on nüüd füüsiline keha, lihas ja luust keha, aga mitte lihast ja verest keha. Luuka 24.39. Mäletad, et Jeesus pärast ülestõusmist Jeesus ilmus jüngritele ja ta ütles, vaadake mu käsi ja jalgu ja mina olen see. Katsuge mind kättega, nähke, sest vaimu ei ole liha, aga luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Amen. Halleluja. See näitab seda, et kui me sureme ära, ta räägib kogu aeg, kui me sureme ära, me ei kao ära, me ei haihtu ära, vaid me eraldume sellest ihust, me oleme vaimolendid. Ja vaimne maailm on väga reaalne. Amen. Ma toon ka mõningad kirjakohad siit välja.
näidata, et vaim, miks ma sellest nii palju räägin, et me tihtipeale ei mõista, et meie ümber on vaimne maailm olemas. Me oleme vaim, me usume Jumalat oma südame kaudu, oma vaimu kaudu, nagu me alguses ütlesime, kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi, kus kohas. Oma südames võid usud, et see, mis sa ütled, sünnib, siis see saab sinule. Amen. Ja mis on see süda, mis on see vaimne olend. Me ei usu Jumalat oma mõistusega, sest mõistusega me ei suuda mõista Jumalat. Olete tähele pannud need kirjakohad ja asjad, mis Jumal ütleb? Kuidas me mõistame, et Jeesuse vermet läbi me oleme terveks saanud või kuidas me mõistame neid siis sündi? Me ei mõistagi seda, see on seletamatu, aga see ongi see, et oma sisemuses me teame, et see oli niimoodi. Me oma südames teame, et see on niimoodi. Amen. See kuulub meile. Amen. See on reaalsus. Ja võib-olla, vaata, see on täpselt see sama, näiteks mind on juba võimatu ümber veenda, et Jumalat pole olemas või Jeesus pole või miks, sest ma olen nii kaua selles sees olnud, ma olen selles ujunud olnud. Ja see on täpselt see sama, et kristlased tihtipeale nad peaksid olema selle sõna ümber nii tugevalt, et see imbuks teist nii sügavalt, et neid ei saa enam ümber veenda. Amen. Ja see on see, et haarata kinni sellest, et me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Amen. Ja me usume Jumalat ja saame kätte Jumalalt asju oma südame uskumise kaudu, oma vaimu kaudu. Amen. Me usume, sest loogika ütleb, et mul on nii suur probleem. Inimmõistus ütleb, mul on nii suur probleem. Kuidas ma selle lahendan? Jumal ütleb, ära muretse ühtegi, laske kõiges oma palveandmisest tänuga saada talle teatavaks ja Jumala rahu, mis on üle kõigest mõistavad ja südamed mõtted Kristuses Jeesuses. Siis ta ütleb, et heitke kõik oma mure minu peale, ma pean hoolt teie eest. Inimese mõistus ütleb, kuidas ma seda teen. Vaim ütleb, süda ütleb, kui Jumala sõna ütleb nii, nagu me vaatasime, et Jumal on, mis kirja kohta oli, kus ütleb, et Jumal ei ole nagu inimene, et ta saaks valetada. Ega, et ta ütleks, Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks, kas tema ütleb, aga ei tee või räägib ega vii täide. Ja see ongi see, et mõistusega me hakkame mõtlema, kuidas Jumal seda teeb. Me ei saagi aru, kuidas seda teeb, aga oma vaimus, see on see, millega me usume oma sisemise inimesega, kui me oleme uuesti sündinud, Piibel ütleb, me oleme uued loodud Kristus Jeesus, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud, midagi on muutunud meie sees ja see on see, mille läbi me usume Jumalat ja saame Jumala käest asju kätte. Amen. Halleluja. Nii et me peame kõigepealt aru saama, mida tähendab süda, kui me uskuma, esimene asi, printsiip on see, me saame aru, et me oleme vaim, meil on hing ja me elame ihus. Amen. Ja meie vaim peab domineerima. Hing tuleb uuendada ja ihu tuleb võtta ja risti lüüa või kontrolli alla võtta. Sest kui me oma ihusid kontrolli alla ei võta, meie ihud hävitavad meie elud ära lõpuks. Amen. Paljud inimesed, räägime alkoholismist, paljud, et ma ei saa kontrollida. Miks? Sest ihu tahab kogu aeg, ihu tahab seda, ta ei suuda enam. Ja lõpuks on see, et ta hävitab ära oma elu. Ja meil siin Võrus on olemas maja seal politseimaja kõrval, kus on väga palju neid inimesi, kes on alkoholiküüsis ja nad on sõltuvuses, sest nende ihu tahab ja nad ei ole võtnud seda kunagi kontrolli alla ja see alkohol on saanud meelevalla nende üle. Amen. Aga Piibel ütlebki meile kui kristlastele, me peame talitsema oma ihusid, tooma nad oma orjadeks, uuendama oma meeled Jumala sõnaga. Ja kuidas me uuendame, ongi täpselt sama, et me võtame Jumala sõna, me loeme seda ja Jumala sõna ütleb. Teine asi on ka see, miks mitte uuendada oma meeli, et panna oma mõistusesse, ma ei tea, kuidas saab või ma ei tea, mis juhtub, või võtta see sama kirjakoht ja öelda, et lõpeta elamine minevikus, sa isegi mäleta endisi asju, mina teen midagi täitsa uut, midagi enne kuulmatut. See juba tärkab, kasvab, valmib, kas te siis seda ei märka? Ma ütlen, et Jumal, minevikuga midagi peale hakata ei saa, praegu on see aeg, kus ma elan, Jumal, sa suudad teha midagi enamat mu jaoks. Sa oled minu jõud, sa oled minu tugevus. Amen. Või ütleme laul 23, mis ta ütleb meile, Jehova mu karjane, mul pole millegist puudust. Haljale aasale paneta mind lebama, hingamisveele saadata mind, ka kui ma kõnniksin surmavarjorus, ei karda ma kurja, sest su kepp ja sauned trööstivad mind, sa katad mu ette laua mu vastas silme all, sa võiad mu peaõliga, mu karikas on üleni täis, ainult headus ja heldus järgivad kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Amen. Ja see ongi see, et kuidas me saame mõtlema hakata teistmoodi.
ja see, esiteks see toodab ka meisse rahu, kui tähtis on olla rahus. Amen. Ja see ongi see, mis ma tahangi välja, mida tähendab südame uskund, on see, kui me teeme kõigepealt kindlaks, et me oleme, mis on südame, sisemine inimene, meie vaim. Ja see Markus 11:23 siis ütleb meile, kui sa ütled selle, tõesti ma ütlen teile, Jeesus ütleb, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuseb paigast ja langeb merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Amen. Et see ongi see, et haarame Jumala sõnast kinni ja laseme tal tööd teha oma südametes ja las see kasvab ja juurdub. Ja see on see, mille kaudu me usume Jumalat. Amen. Me oleme vaim, meil on hing ja ihu. Hing tuleb siis uuendada, meeled tuleb uuendada, ihu tuleb valve alla võtta ja vaimuga me usume Jumala asju. Me võtame vastu täpselt sama, kuidas Taavet, nagu see laul 37, mis ma lugesin, mitte 37, 57 lugesime alguses, või see sama laul 40, kuidas Taavet suutis vastu panna kõik olukordadel, sest ta uskus Jumalat. Ta uskus, et Jumal toob mu läbi kõigest. Sest tema loomulikud olukorrad ei olnud lihtsad, aga ta teadis oma sees, oma südames, minu Jumal on minu poolt ja kui minu Jumal on minu poolt, kes võib olla minu vastu. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav püha. Ja isa, me täname sinu sõna, et mis on õiglane. Anna meile tarku sinut, sa vaimu sinu tundmisest, valustame südame sinu, et me teaksime, mis on see lootus, milleks sa oled meid kutsunud. Ja isa, kui sina olid Taavetiga, sa olid Joosepiga, Abrahamiga, kõigi oma sulastega, oled samamoodi sina meiega. Isa, me täname, meil on privileeg käia sinuga, ükski olukord sinu käes ei ole võimatu. Isa, me usaldame, et sina lahendad ära, on need finantsolukorrad, on need haigused, on need ükskõik eluolukorrad. Isa, sina lahendad ära, sul on olemas lahendus. Ja isa, ma usun, et kui me kõnnime sinuga ja usaldame sind, me läheme ausse ja midagi paremat on veel meil ees. Isa, me anname sulle kogu austuse, kiituse, ülistuse Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluja.